Algamas on Testuuri reisinurk. Reisi targalt Testuuriga. Tere, hea kuulaja! Kuulad jälle saadet Testuuri reisinurk. Iga nädalaselt jagame natukene siin infot, kuhu reisida, kuidas reisida ja millal reisida. Ja spetsialist, kes seda kõike teab, on ikka Jelena Gavrovski, Testuuri büroo juhataja. Tervist! Tere! Täna siis räägime ühel, väga huvitaval teemal, vähemalt minu jaoks, sellepärast, et minu jaoks lendamine on nagu reisi 2 uut ekskursiooni tasuta lisaks, sest nagu üks väga suur reisi positiivne osa on lendamine. Kindlasti on inimesi, kellele see üldse ei meeldi või kes seda kardavad. Ja ma ei tea, kas need on pooleks neid inimesi, aga või kuidas vastukaja on olnud näiteks, kas inimesed ütlevad, ai, nii pikk reis, ma ei taha lennukiga sõita. Ma ütlen selle, võib olla, et isegi neid, kes mingil määral kardavad lennata, on rohkem. On jah? Jah, on küll. Aga mis puudutab seda reisi pikkust, siis jah, et paraku me asume sellises kohas, et kõik need sellised soemad maad on meist ikkagi päris kaugel. Meie oma töös püüame siis valida sellised sihtkohad, kuhu see otselend ei oleks pikem kui 6 tundi. Ehk siis talvel need reisid on pikemad, me lendame Kanaari saartele ja Egiptusesse ja siis need on vastavalt siis 5,5 või 6 tundi lendu ja suvel siis tavaliselt me jõuame mingi 4,5 tunniga juba jõuame kohale. No see läheb päris kähku. Ja kuidas tänapäeval lennukis üldse asjad käivad? Saab süüa või saab ilma söögita või kuidas käib asja juurde või? Asja juurde ta päris ei käi charterlendudel, aga võib alati tellida endale pardale sööki või osta kohe sealt siis lennukist endale mingisugust snäkki. Saab ka kaasa võtta. Et kõik on nagu võimalik, välja arvatud vedelikud. Et ei tohi nagu kaasa võtta selliseid asju nagu jogurt, kodust, eks ju, mingisugused, ma ei tea, vedelad asjad, kohupiim ja selline. Et kui sa ostad seda lennujaamas, siis kui sul juba see turvakontroll on läbitud, siis sa võid need kaasa pardale võtta. Vaatame, äkki saate lõpus jõuame sellise lendaja ABC-ni ka, et käime kiirelt need teemad üle, kuidas peaks lendama ja mis peaks meeles olema. Räägime lendamisest üldse praegu. Ilmselgelt energiahinnad ja kütusehinnad on laes. Keeruline on siis, või siis, ma ei tea, kas keeruline, aga raske on hoida hindu madalal, kui kütus ja lendamine on kallis. Mis seis praegu hetkel lendamisega on üldse? No seis on selline, et ikkagi reisijad siin kurdavad, et et reisid on kallimaks läinud ja muidugi me peame nagu veel kord mainima, et mingi osa sellest reisipaketist ikkagi võtab see lennupileti hind. Mis see osa on huvitav protsentuaalselt? See on nüüd erinev, väga erinev. See oleneb nüüd sellest, et mis ajal te selle reisi ostate. Et mida lähemale siis sinna välja lennule, seda kallimaks see lennupilet võib minna. Ma olen kogu mõelnud, et mis pidi siis käib. Loogiline on, et mida varem ostad, seda odavam on. Ja. Aga kas lõpupoole täiesti läheb ka jälle täiesti odavaks, et vaatad, et üks iste on tead vaba, et müüme sellega kiiresti ei, maha? See üks iste nagu juba mingisugust suurt müüki meile ei tee, et päris nii need asjad ei käi, et muidugi kindlasti lennufirma müüb oma lennupileteid siis plokkidena, ehk siis esimesed lennupiletid on kõige soodsamad ja siis lähevad nagu kallimaks ja enne väljalendu on siis nagu see hind suur. Kuidas see vahepeal põikan kodulehe peale, näiteks Testuuri lehe peale või siis kui rääkida, ma ei tea, kas või reisikorraldajaga, et kuidas need paketid siis need perioodid välja näevad, kuidas eristada seal kodulehel, et nüüd algab üks hind ja siis algab teine hind. Tavaliselt kui lähed ükskõik mis kodulehele, siis see on nagu täis neid bännereid, soodukas siin, soodukas seal. Mingid raudreeglit on, et ega ei saa, et lennukid täituvad niimoodi kaootiliselt. Me ei saa nagu seda ette ennustada, me vaatame, et kuidas inimesed ostavad, eks ju, palju meil sinna vabu kohti jääb ja nii edasi, et päris mingisugust sellist reeglit ma ei saa välja tuua. No igal juhul soovitused, et 2-3 kuud vähemalt ennem reisi võiks asjad paigas. Kindlasti, mida varem, seda parem, et see annab teile siis nagu selle kindlustunne, et te saate ka lennu hea hinnaga, te saate ka hotelli hea hinnaga, kuna selle varajase broneerimise alguses hotellid annavad nagu oma paremad hinnad, aga et see lennupileti hind võib võtta kuni ma ütlen 50% nagu sellest reisipaketi hinnast,
Kas see on kogu aeg nii olnud või praegu tänu nendele energiahindadele? Ei, see on kogu aeg niimoodi olnud, lihtsalt see hind oli nagu väiksem kõik tõuseb proportsionaalselt? Jaa, kõik tõuseb ikkagi proportsionaalselt, aga jah, see lennupileti hind on läinud kõrgemaks, kuna kütusehinnad tõusid, lennujaamad tõstsid oma maksud ja siis see CO emissiooni, süsiniku emissiooni tõttu nagu siis, mis on ka maksustatud, et selle tõttu siis ka nagu hind praegu. Maailmas juhtuvad igasugused ootamatud asjad, ma ei tea, kas te teete seda või on seda võimalik üldse teha, ehk siis ennustada natukene või ette näha, mis need hinnad nüüd lähiajal teha võivad üldse? Ei, seda me ei saa ette ennustada, me ei saa ette Proovisin vähemalt. Ja, me ei saa ette ennustada, et kas tuleb mingi maavärin või ma ei tea, COVID või ühesõnaga need CO2 emissioonid ja mingisugused kütushinnad neid ei näe ette niimoodi. Jaa, et need sõltuvad ikkagi paljudest asjadest. No selge. Ega midagi, siis lähme edasi. Puhkusereisidega seotud ebameeldivusest ka natukene. Mis seal nüüd valesti saab minna, kui on kõik kenasti ju ära korraldatud justkui? Mis saab valesti minna, eks ju, kui me räägime lennust, eks ju, lend võib hilineda. Miks lend võib hilineda? Lend võib hilineda sellepärast, et on tekkinud mingisugune tehniline rike. Ehk siis, kui meie nagu suur prioriteet on turvalisus ikkagi, meie reisijate turvalisus ja samuti see on ka lennufirmal ja lennujaamal, ehk siis ükski lennuk ei saa lennata, kui tema tablool näitab mingisugust riket. Ja siin ongi väga tähtis see, et mis firmaga sa lendad, et keda sa valid nagu oma partneriks. Et me püüame nagu omalt poolt teha ka kõik selleks, et meie partnerid oleksid usaldusväärsed ja neil oleks nagu piisavalt lennukeid ja meeskond oleks võtta, kui võib ka meeskonna liige haigeks jääda ja ei saa lennata, eks ju. Et praegu me lendame nüüd talvehoo ajal, me lendame Nordicaga, meie nagu oma Eesti lennufirmaga ja ma pean nagu neid väga kiitma, et mingisuguseid probleeme nagu ei olnud suuri, et alati siis on neid lahendatud hästi kiiresti ja ütleme nähtamatult reisija jaoks. Ja siis tahan kiita ka Air Balticut, et nemad on ka hästi tublid ja nendega me hakkame lendama nüüd suvehoo ajal, et Kreeka on näiteks sihtkoht, kuhu lendame Air Balticuga. Ja kindlasti, mida mina soovitan siis turistile, et uurige, mis lennufirmaga teile pakutakse lennata ja praegu internet on olemas ja te võite alati nagu Google'isse sisse toksida, eks ju, ja vaadata seda tagasisidet, mis turistid on antud mingisugusele konkreetsele lennufirmale. Ehk siis olla natukene kindlam oma valikut. Need erinevused tulevad siis, ma saan aru sellest, et mõnel ettevõttel on vähem lennukeid, vähem töötajaid ja see tähendab seda, et kui mingisugusel lennukil nii-öelda tuli peaks põlema minema, siis liiklus seisab samal ajal, kui kvaliteetsem lennufirma paneb juba järgmine lennuk sõitma. Just, et siis see lennufirma, kellel ei ole nagu kohe nagu lennukit võtta kuskilt ligidalt või isegi samast linnast, eks ju. Et siis ta peab otsima, et kus ta saab selle asenduslennuki ja see võtab aega. Samuti võtab aega ka meeskonna liikme nagu vahetamine, et see ongi nagu põhiline probleem ja kuna see võtab palju aega, siis võib tekkida selline nagu ahelreaktsioon, et siis üks lend hilineb, siis selle tõttu hilineb ka järgmine ja see võtab mingi aja, eks ju, et enne kui see läheb jälle kõik plaanipäraselt. Kas testuur viib otse oma inimesed sinna, kus nad tahavad või tuleb ümber istuda? Hetkel meil on kõik otselennud. Ja see lisabki sellist turvalisust, sest kui peaks just juhtuma sama asi, millest me rääkisime, siis ümberistumisega lennu peal lööb see asjad nagu päris sassi. No ja see võib mõjutada, et meil on kõik otselennud, jah. Selge pilt. Nii, ütleme siis nii, et lend sõidab välja, mis on väga tore jällegi, kordan, see on minu arust üks kõige ägedamaid asju üldse, kui lennukiga sõita saab. Lennuki peal võiks olla tore ja mugav, eks ole. Suured inimesed ja pikad inimesed, nemad peavad siis seal ka kuidagi hakkama saama, eks ole? No, mina soovitan neile siis osta endale lennukis kohad, broneerida need ette. See on küll nagu väikse tasu eest, aga nad võivad siis istuda kas esimestel ridadel, kus on nagu suuremad jalgade vahed, või siis avarii väljapääsu juures. Sinna küll ei tohi broneerida nüüd kohti, kui teil on lapsed,
ehk siis lapsed ei tohi seal istuda, et ütleme mingi hirmsa juhtumi korral, kui tekib see vajadus, et peab seal olema täiskasvanud inimene, kes nagu valdaks ka inglise keelt, et saaks aru, mis talle meeskond ütleb, et ta saaks selle siis avarii väljapääsu ukse nagu lahti teha. Nii, mis variandid veel on inimestel, kes ei taha hästi õige koha peale ära mahtuda või on seal ebamugav ees, esimesed pingid siis väljapääsud? Ja ongi kõik põhimõtteliselt. Need on umbes siis lennukis mingi 1, 2, 4, 8, 10 kohta? No ikka rohkem. Ja siis ma tahaks veel nagu sellise soovituse anda, et kui on suur inimene, siis ostku endale pilet vahekäigu poole, et siis ta saab jalad vähemalt vahekäiku sirutada, et ei pea istuma siis põlved vastu eesistet. Siis kohtab kindlasti eriti sellistel lendudel, kus sõidetakse puhkama noori lapsevanemaid väga väikeste lastega. Mõnel kindlasti tekitab küsimusi, miks ennast ja last piinatakse, aga ikka tuleb ju käia, aga see on lihtsalt lennureis, et koha peal on ju kõigil jälle tore olla. Jaa, kindlasti ja ma tahaks nagu paluda kõiki reisijad, et nad ikkagi oleksid kannatlikud, sellepärast, et tavaliselt lapsed nutavad siis, kui lennuk tõuseb õhku või maandub, ehk siis laps tunneb samasugust ebamugavust nagu meiegi, et kõrvad lähevad lukku ja võib-olla, ma ei tea, peas hakkab midagi seal suruma, aga meie saame sellest aru, et see läheb mööda, aga laps sellest aru ei saa, et laps siis nutab, ehk ta ehmatab ja nutab. Ja laste vanematele mina soovitan omalt poolt, et kui teil on juba sellised lapsed, kelle tähelepanu võiks nagu kuidagi eemale viia mingisuguse tegevusega, et olge head, et varuge mingisuguseid uusi mänguasju, ma ei tea, värviraamatuid ja siis lapsel on ka nagu kergem need momendid üle elada. No tänapäeval on üks väga lihtne ja üks mänguasi, mis kõigile lastele meeldib. Muidugi ei tasu seda väga palju propageerida, aga tavaliselt. Ärme propageeri seda. Võtame ikkagi värvilised pliiatsid. Just. Äkki lennukis jagatakse ka midagi, mänguasju? Ütleme, charterlendudel ei jagata, aga kindlasti meie meeskonnad, kes on lennukites, nad võivad anda siis padja, pleedi, et väiksed lapsed, nemad armastavad tukkuda lennu ajal, et emal ja lapsel oleks ikkagi mugav istuda. Siis, et asjad oleks veel mugavamad, tuleks siis nagu natukene mõelda ka, millal see lennuk üldse läheb ja mis kell tal jõuab, kas see on öö või kas see on õhtu ja mis temperatuurid üldse seal valitsevad, kus kohale jõutakse? Jaa, kindlasti, et soovitan ka uurida internetist, et millised need ilmaprognoosid on, et võite juba panna endale mugavad riided selga lennukisse, et kui te jõuate kohale, lähete lennukist välja, et siis teil oleks nagu mugav, et te ei pea nagu igistama, kannatama või te ei pea külmetama, et kindlasti kui te lähete näiteks kuskile sihtkohta, isegi kui see on mingi soe maa, siis soovitan võtta mingi kerge kampsun, kui see on varahommikune lend, et võib-olla varahommikul võib olla selline tuul või midagi, et ei ole väga, väga soe. Oota, käiks selle läbi korra. Kas sa aitad, nagu tänane praegune kevad siin on ikkagi miinuskraadid on õues, talveõpped on seljas, sõit on sinna, kus on sooja võib-olla pluss 20 juba. Millal neid riided siis peaks vahetama hakkama? Kus need käivad ja kuhu need pannakse siis? No ütleme, et inimestel on ju käsipagas ka olemas, eks ju, mingi kott. Et kindlasti, ütleme niimoodi, ma ei soovita minna lennukisse, kui te lendate Egiptusesse mingi hästi suure mahuka sulejopega, et seda on küll pärast raske nagu kuskile käsipagasisse toppida, aga selline võib olla kergem jope, mida saaks kokku panna ja siis kotti pista ja siis juba, kui te olete juba koha peal ja saate oma kohvri kätte, siis te võite ju selle sinna kohvrisse kohe ära pakkida. Et jah, et peab nagu väga läbi mõtlema, et mingisugused kasukad ja suured pikad sulemantlid, et need ei ole ilmselt väga mugavad lennukis. No siin saate lõpust võtame siis kokku ka selle teema, ehk siis väikene lendaja ABC, mismoodi peaks kuidas käituma, ehk siis mida peab kindlasti pardale võtma kaasa käsipagasi sisse, siis on mingisugused ravimid, ma ei tea, kuidas nende ravimitega sinna pääsed on, kas peab kellelegi selgitama ka kõvasti, mis need on? Ei, et kui te võtate nagu tavaliselt valuvaigisti, siis palaviku alandavat rohtu, et ei pea nagu midagi kellelegi. Aga kui on retseptirohud, siis on asi kui on retseptirohud, siis oleneb ka,
oleneb ka, aga tavaliselt meie nagu suuname Ravimiameti kodulehele, kus on väga hea instruktsioon antud, et mida tuleb teha siis, kui teil on mingisugused sellised keerulised retseptiravimid, mis peavad teil kaasas olema. Siis lapsele, kui vaja mänguasju või endale ka siis, kui igav hakkab midagi ajakirja või midagi. Et ütleme niimoodi, et kui te istute lennukisse, siis teie puhkus põhimõtteliselt algab ja seal siis need meie seadmed ei tööta, et keegi ei saa helistada teile või ma ei tea, mingisugust tööjuttu veel tagantjärgi rääkida. Et pühendage see endale, lugege mingisugune raamat, kuulake muusikat, vaadake filmi, et see kõik on võimalik ja see aeg lennukis läheb niimoodi märkamatult. Kuidas selle veega siis laud on? Võib midagi võtta või juua või peab pardalt ostma? Või juua võib osta lennujaamas, nagu ma ütlesin, et kui te olete juba selle turvalisuse kontrolli läbinud, te võite võtta endale tühja pudeli kaasa ja siis Tallinna lennujaamas vähemalt te saate endale valada vett sinna, võtta see endale kaasa. Väikestele lastele on lubatud võtta siis väikestes pudelites, ma ei tea, kodust isegi vett ja siis laste toit on ka lubatud. Et mida müüakse siis nendes pehmetes mingisugustes pakendites, et see on ka võimalik. Siis üks väga valus teema veel siia lõppu, aga peame sellest ikkagi rääkima, kui inimene on natukene tõbine, ta ootab seda reisi juba aasta aega võib-olla, siis selgub, et ta on ikkagi natukene haige, võib-olla mitte nüüd väga eriti, aga ikka võib-olla kerge palavik, väike nohu, väike köha, mis see õige eestlane ikka mõtleb, pole hullu, küll saab, äkki läheb üle, mis see kõige õigem käitumine siis oleks? Kõige õigem käitumine on ikkagi mitte minna reisile. Hea kerge öelda, eks ole, inimene on oodanud aasta aega püha pärast. Ma saan aru, aga esiteks, kuna lennukis võib tekkida probleeme selle ninaga ja kõrvadega, et ma ise ka olen Kreekas haigeks jäänud ja enne reisi mul oli kõrv täiesti kinni, ehk siis ma pidin enne seda tagasitee transfeeri minema arsti juurde, ta tegi mulle mingisuguse süsti selleks, et mul nagu need kõrvad ikkagi terveks jääks. Ja see esiteks see võib teile nagu tekitada mingisuguseid tüsistusi, see võib teisi nakatada, teie reis ei pruugi minna plaanipäraselt, sellepärast et see haigus võib nagu ägeneda seal koha peal, ehk siis riske on palju ja siin koha peal aitab reisitõrkekindlustus, mida ma soovitan teha. Mis see sisuliselt tähendab, kas kogu raha saab tagasi? Jaa. Kas või nii, et ütled eelmine päev, et ma ei saa, ma jäin täna öösel haigeks? Ja te peate pöörduma arsti juurde, arst kirjutab teile tõendi kindlustuse jaoks, te teavitate reisikorraldajad, et te ei lähe reisile, teil on reisitõrkekindlustus, te jäite haigeks, sellepärast, et kindlustusfirma pärast võtab meiega ühendust, et saada tõestust, et klient on meie käest reisi ostnud, meil on sellised tingimused, et kogu see raha jääb siis nagu reisikorraldajale ja nemad siis maksavad, hüvitavad selle. See on hea info, ma arvan, sest paljud inimesed ei mõtlegi selle peale. Nad loen need paberid võib-olla läbi, viskavad allkirjad alla ja mõtlevad, peab saama kuidagi, aga... inimesed mõtlevadki niimoodi, et mis minuga ikka juhtub. Et äärmisel juhul teevad tervisekindlustuse, aga tervisekindlustus, see on selline kindlustus, mis nagu aitab teil seal koha peal kulud nagu katta, aga tervisekindlustus ei maksa teile reisi peale kulutatud raha, kui te jääte nagu Tallinnas haigeks, ei saa reisile minna. Et kindlasti reisitõrkekindlustus on tähtis asi. Ja kindlasti kõik see jutt, mis me praegu rääkisime, on Testuuri kodulehe peal ka olemas, nii et testuur.ee minge vaadake ja hakake siis vaikselt reisi planeerima ja planeerige nii, et kõik oleks kenasti planeeritud ja mitte kuidagi lipa-lapa jäetud, sest muidu võib selliseid puhkuse ajal igasuguseid ebameeldivaid asju juhtuda. Ja meie konsultandid alati annavad nõu ja soovitusi. Jaa, väga tore. Järgmisel nädalal jälle uued teemad seoses reisimisega. Nii et minge siis vaadake, kordan üle veel testuur.ee lehekülje peale, mis seal hetkel pakutakse, broneerige ära ja minge puhkama, mis te ikka nii sama rabate kogu aeg. Aitäh stuudiosse tulemast, Jelena Gavronski, Testuuri büroo juhataja. Ja, kuulmiseni. Parima reisikogemuse saamiseks kuula igal kolmapäeval kell 17.20 Testuuri reisinurka ning võid olla kindel, et järgmiseks reisiks oled sa paremini ettevalmistunud kui eales varem. Reisi koos Testuuriga.